Ja tere tulemast! SimpleBooks on korraldanud nüüd taas kord ühe väikse webinari, kuidas siis alustada tarkvara kasutamisega. Mina olen Silva Saaliste, SimpleBooksi pearaamatupidaja, töötanud siin 6 aastat ja ikka selle nimel, et tarkvara saaks olla võimalikult lihtne ja samas ka, et oleks funktsionaalsust piisavalt ka raamatupidajate jaoks. Ja täna me siis räägime sellest, kuidas nii-öelda päris alustada. Seda nii sellest vaatenurgast, kui te olete nagu uus ettevõte ja ka ühtlasi sellest vaatenurgast, et kui te olete olnud varasemalt mõne teise tarkvara kasutaja, kuidas siis andmed üle tuua. Et jah, sellist lahendust eriti nagu olemas ei ole, et saaks kõik niimoodi hops ühe nupuga tuua üle teistest tarkvaradest. Lihtsalt standardid on erinevad. Ja seetõttu me niimoodi peatume ka erinevatel andmete importimisel ja algsaldode sisestamisel. Nii. SimpleBooksi koduleht on meil siin ees. Ma loodan, et te kõik seda kenasti näete. Ja kui te veel ei ole meie kasutajad, siis teil esimese asjana on vaja vajutada rohelisele nupule liitu tasuta, et endale kasutaja luua. Ja panen siit liitu tasuta, siis mul avaneb nii-öelda konto loomise vaade. Nii, mina praegu siin uut kontot endale ei loo, sest mul on neid juba piisavalt palju. Aga põhimõtteliselt on see, et panete oma nime, meiliaadressi ja loote ka kohe salasõna. Või siis teine variant on ka läbi Google'i konto see kasutaja luua. Ja juhul vajutate loo konto, siis süsteem tekitab teile konto, saadab teile meili peale kirja, kus on siis sees link, mille abil te saate omal konto aktiveerida. Ja siis juba saab hakata edasi toimetama, ehk siis endale nii-öelda keskkonda looma, ehk siis ettevõtet, kus teie saate oma andmeid sisestada. Ma panen selle aknakese praegu siit kinni. Ei, tegelikult veel ei pane. Ma lähen siia natuke tagasi sammukese. Ja ma räägin korraks ka, mis meie paketid siin on. Ehk siis hinnad jaotuses on erinevad paketid välja toodud. Hinnad on ilma käibemaksuta, nagu ikka. On valik, et kas maksate kord kuus või kord aastas. See ei kehti ainult büroopaketile. On põhimõtteliselt 3 erinevat varianti. Mini, start ja premium. Mini sisaldab siis ainult nii-öelda müügipoolt, siis müügiarved, pakkumised, laekumised. Siit saate täpsemalt vaadata, mida see sisaldab. Start on selline pigem kõige levinum. Kehtib ka ühe ettevõtte kohta. Kõikidel pakettidel on see, et esimesed 3 päeva saate tasuta proovida, et siis teada, et kas teile see sobib või mitte üleüldsegi. Ja üks ettevõte, 3 kasutajat, palgaarvestus ka kuni 3 töötajale ja müügid, ostud, kõik sellised vajalikud andmed raamatupidamise tegemiseks on olemas. Nüüd premium pakett, siin on juba natuke rohkem võimekust. Ettevõte on ikkagi üks, kasutajate arv ei ole piiratud, palgaarvestust saate ka teha nii mitmele inimesele, kui parajasti vaja on. Ja lisaks siis nii-öelda tavalisele müügiarvetele saate teha ka perioodilisi arveid, ehk siis panna arved korduma. Igakuiselt, iganädalaselt, vastavalt vajadusel. Ja siis süsteem koostab automaatselt identse arve eelmisega. Ja on võimalik ka see siis automaatselt välja saatma panna. E-arvete väljasaatmine kuulub meil siin ka nii-öelda paketi sisse, et eraldi tasu selle eest ei ole. Et kui te soovite e-arveid vastu võtta, siis on juba paraku vaja siiski eraldi liidestust. Aga seda kõike me räägime nii-öelda juba seespool, kui me vaatame ringi. Ehk jah, siit saate täpsemalt vaadata üle, mis miski funktsionaalsused on tarkvaras. Ja samuti saate ka demo versiooni katsetada, et kas ikkagi tegelikkuses sobib see teile või mitte. Nüüd büroopakett, see sisaldab 1 kuutasu sees 10 ettevõtte raamatupidamist
igas ettevõttes saab olla 2 kasutajat. Ja kui on vaja nii-öelda veel juurde ettevõtteid sinna lisada büroopaketi juurde, siis rakendub lisatasu ühe ettevõtte kohta 3,90. Ehk siis, kui teil on 10 ettevõtet, maksate 39 pluss käive, on teil 11 ettevõtet, on siis 39 pluss 3,90 ja käibemaksu juurde. Aga hästi, oletame, et te olete nüüd omale kasutaja loonud ja tahate hakata ettevõtet tegema. Ma panen nüüd sellele tääbi siit kinni, minul on siin üks valmis, aga võtan siit lisa uus ettevõte. Ehk siis nüüd olen ma selles kohas, kus ma hakkan omale uut keskkonda looma. Aga nüüd ma teen selle triki, et ma peidan ennast siit natukene pisemaks ja siis te näete lihtsalt ekraani. Esimene asi, me peame valima paketi. Vaikimisi on ees startpakett. Kui te juba tegite valikud ja tegelikult tahate premium paketi või on vaja hoopiski büroopakett luua või mini, klikite siin muuda paketti ja saate siin teha valiku. Nii, mina praegusel hetkel valin siit näiteks premium paketi. Kui te olete saanud kuskilt kampaania koodi, siis saate selle siin sisestada. Kui mitte, lähme siit edasi. Ettevõtte nimi. Nii, mina panen praegu lihtsalt siia ühe täiesti välja mõeldud ettevõtte. Koos välja mõeldud registrikoodiga. Kui oleks teil nüüd reaalselt tegutsev ettevõte, siis võetakse andmed äriregistrist ehk siis edasi ettevõtte profiili peale ei oleks vaja teil nii-öelda aadressi ja muid selliseid andmeid täita. Aga hetkel teeme sellise välja mõeldud ettevõtte. Kui olete nii-öelda büroopaketi loonud või on teil vaja lihtsalt, et mitu ettevõtet on ühe arveldusprofiili peal ehk siis ühe maksja all, siis saab siin märgistada selle lahtri ja märkida siia hoopiski selle, kes maksja on. Seda ma hetkel ei tee. Panen siit loo keskkond. Nüüd mul läheb hetk aega. Nii kaua, kuni mul nüüd see keskkonda loob. See lisainfo veel, et kui teil tekivad küsimused webinari ajal, siis olge kena, kirjutage need siia QA alla. Et siis ma näen neid küsimusi, aga ma üldjuhul jätan küsimused ikkagi webinari lõppu, et ma vastan nendele webinari lõpus, et võib juhtuda, et tegelikult ma käin selle teema läbi, aga küsimus kiirustab ette. Chati võite ka kirjutada, aga ärge sinna küsimusi pange, sest sealt on väga raske nii-öelda hallata seda, kuigi mul head kolleegid ka hoiavad silma peal, aga siiski, et küsimused oleks parem QA alla panna. See webinar nüüd ei käsitle kõiki teemasid väga süvitsi, et see on eelkõige selleks, et nagu tutvustada, mis võimalused on ja kõik selline täiendav info on meil olemas ka juhendite all. Et on juhendite all täiesti eraldi, kuidas alustada kategooria, et seal on ka välja toodud põhimõtteliselt samad teemad, millest me täna räägime, ka natuke rohkem võib-olla süvitsi. Ja nüüd mul on nii-öelda minu uus ettevõte on valmis. Mul on võimalik see esmane seadistamine vahele jätta või siis kohe ära teha. Ma isiklikult tavaliselt soovitan selle kohe ära teha, et muidu ununeb midagi ära, siis vaatate, et oi, et arve näeb halb välja, kus mu pangakonto andmed arve pealt on. Seepärast lähme kohe siit jätka seadistamist. Siia on nüüd kokku pandud sellised olulisemad punktid, ehk siis ettevõtte andmete ülevaatamine. Ehk siis see ongi nüüd see ettevõtte profiil, mis tuleb meil siit seadete menüüst, seaded ettevõtte profiil. Kui ma oleksin nüüd võtnud omal nii-öelda päris ettevõtte äriregistrist, siis mul oleks kõik andmed siin ära täidetud. Antud hetkel mul siin on puudu enamus asju. Nii, ma täidan ära, sest muidu ei saa päris korralikult edasi minna. Hetkel pole vaja. Salvestan ära. Näete, esimene
läks roheliseks. Järgmine samm, vaata üle raamatupidamise seade. See viib meid keskkonnaseadetesse. Ehk siis asub siin seaded, keskkonnaseaded. Ehk siis igal ajal hetkel me saame siia tagasi tulla, kui meil vaja on. Moment praegu, me vaatame üle ainult üldised seaded. Ehk siis milline on nimekirjade pikkus vaikimisi. Hetkel on 10. Ma tahan tegelikult natuke rohkem võib-olla näha nimekirjades. Arved, kanded, kõik sellised asjad. Nii, vaike keel, mis mul keskkonnas on. Ja aruandeaasta algus. See on vaikimisi pandud kalendriaasta, kuna enamuse ettevõtetel siiski on kalendriaastale vastav majandusaasta. Aga kui teie ettevõttel on see teistsugune, siis märkige see siin ära. Ja automaatsed kanded, ehk siis süsteem saaks hakata kohe ise kandeid koostama sisestatud dokumentidele. On ka vaikimisi on 1. jaanuarist sellest aastast, millal me keskkonna lõime, ehk siis 2024. aastal on meil 1. jaanuar 2024 siin algus. Aga kuna me nüüd praegu teeme siin aasta lõpus seda näidet ja võib-olla teil ei ole mitte panete algsaldod hoopiski näiteks siin 10. oktoobrist, või 1. oktoobrist, ehk siis nagu me täna siin näitest teeme, siis ma panen automaatsed kanded alates 10. või 1. oktoobrist. Minu üks lemmikväljasid või seadeid siin on kanded lukustatud kuni. See on väga kasulik selleks, et kui te olete ära teinud aastaaruande ja teie eelmisesse aastasse ei tohi enam mingeid muutusi teha kogemata kombel, siis panete siia oma majandusaasta lõpu kuupäeva ja salvestate ära. See tähendab seda, et te ei saa nagu ekslikult sisestada midagi eelmisesse aastasse, sest seda juhtub päris tihti, oleme märganud, et ei panda lukku ja siis kogemata pannakse mingisse valesse perioodi mingi arve sisse või tehakse mingi kanne ja siis avastatakse ühel hetkel, et aruanded ei klapi enam varasemaga. Ja selle vältimiseks ongi just see selline tore väli. Seda saab alati maha võtta vastavate õigustega, kuna kasutajatel saavad olla süsteemis erinevad õigused. Siis administraatori õigustega kasutaja saab selle maha võtta ja teha neid teadlikke muudatusi. Ehk kui te panete selle kuupäeva paika, salvestate ära, see ei tähenda, et nüüd mitte kunagi enam ei saaks muuta, vaid see tähendab, et kogemata ei saa enam muuta. Nii, ja siit veel kasulikud asjad. Pangatehingute automaatne töötlemine. Kui te olete teinud pangaliidese või ka impordite pangatehinguid failist, siis on võimalik, et kui süsteem leiab korrektsed seosed, ta salvestab need automaatselt ära. Nii et põhimõtteliselt teil pole mitte midagi teha vaja, või kõik on nagu sobilik. Kui midagi jääb sellist, mida ei suuda süsteem automaatselt ära siduda, siis need salvestatakse, jäävad salvestamise ootele, saate käsitsi üle käia. Klaviatuuri otseteed, ehk siis kui te vajutate Ctrl-klahvi alla, siis te näete, milliseid klahvi kombinatsioone te saate kasutada mingite erinevate asjade tegemiseks. Näiteks uue arve sisestamiseks, siis kas ostu või müügi või uue kande lisamiseks. Et siin erinevates vaadetes võib olla see vaade natuke erinev, et mis teile öeldakse, mida teha saab. Ja siin all on veel selline asi nagu mustandite automaatne salvestamine. Väga kasulik juhul, kui teil on näiteks vaja sisestada mingeid pikemaid ostu- või müügiarveid ja võib-olla tundub, et vahepeal kõik ei jõua järjest teha. Et siis kuna süsteem automaatselt logib välja pärast seda, kui te olete pool tundi olnud mitteaktiivne, ehk siis pool tundi pole midagi teinud, siis ei lähe see mustand kaduma või töö ei lähe kaotsi, kui te panete mustandite automaatse salvestamise peale. Vahest küsitakse, et aga miks nagu logib süsteem ennast automaatselt välja? See on turvalisus. Juhul, kui te lähete näiteks arvutist eemale, et siis keegi teine ei saaks teie arvuti juures midagi korraldada, midagi sellist, mida te ei taha seal. Puhas turvalisus, ka pangad logivad teid välja üldjuhul, eks ole. Nii, nüüd ma salvestan selle keskkonnaseaded ära ja võin edasi minna. Lisa algsaldo. Tegelikult on see algsaldode kanne juba vaikimisi lisatud
aga see on vaja üle vaadata sellepärast, et kontrollida algsaldade kuupäeva, mis hetkest te tegelikult nagu alustate. Kui on uus ettevõte, siis ettevõtte asutamise kuupäeva tegelikult panete nii automaatsete kannete alguskuupäevaks kui ka algsaldade kuupäevaks. Kui on tegutsev ettevõte, siis algsaldade kuupäevaks tuleb see kuupäev, millest üle tulete, millest te hakkate kasutama Simplebooks tarkvara. Nii, mina panen siia ka selle kirjelduse. Ja kuna minul siin, ma praegu näitan seda, mis juhtub, kui on päris uus ettevõte. Uuel ettevõttel ei ole ühtegi rida tegelikult alguses. Isegi kui te teete osakapitali sissemakse, siis see ei ole algsaldo, see on juba esimene tehing. Ehk siis algsaldos jääb meil see kassakonto siia 0 ja salvestame ära. Algsaldo kanne on vajalik selleks ka uue ettevõtte puhul, et süsteem teaks, siin on minu alguspunkt, siit edasi ma hakkan nii-öelda kandeid tegema, meil hakkab päris töö pihta. Nii, järgmine etapp, seadiste pangakonto. Igal ettevõttel olemas, ääretult vajalik, eks ole. Nüüd siin nimetus, see on ettevõtte sisene info ja siia võime panna mis iganes. No, paneme näiteks LHV praegu siia ja lühike kirjutada. Ja siin, kus on nii-öelda need suurema osa andmeid, et te saate panna konto IBAN numbri ja selle järgi, kui on tegu Eesti Pangaga, siis pannakse panga nimi ja juba ka need SWIFT-koodid. Et siin ei pea te üldjuhul käsitsi midagi ise tegema. Kui teil on mingisugune Revolut või mingid muud teistsugused pangad, et nende puhul jah, te peate ise need muud osad ka ära täitma. Ei ole vaja täita seda välja. See on nüüd nii-öelda see vana kontonumbri formaat, aga kuna ta on kasutusel nii-öelda välispankades teatud juhtudel, et siis on see väli olemas, aga Eesti pankade puhul pange ja IBAN numbri välja läinud. Ja väga oluline asi, mida ei tohi unustada, on see finantskonto. Klikake peale, valige 1020 pangakonto. Et see on nüüd üks on meil olemas, kui ettevõttel on mitu pangakontot, siis peab iga ühe jaoks eraldi finantskonto looma ja lisama ka eraldi siit seaded pangakontod ja kassad alt juurde. Aga selleni me veel jõuame ka pärast pool. Nii, aga esimene seadistus on tehtud, salvestan ära. Ja kuna me ikkagi arvame, et ei pea tegema ilmaasjata käsitööd, ehk siis aktiveerige ka pangaliides, kui on Eesti Pank, ehk siis klikisin sinna peale, jõuan kohe seaded ja liidestused vaatesse. Siin on näha, et meil on Swedbank, SEB ja Coop ja LHV, et need pangad liidestused on kenasti olemas. Ja selleks, et ma nüüd saaksin selle aktiveerimise nupukese sealt teist ära või seadete nupukese, ma lihtsalt klikin siit, nüüd korra katkestan ja nüüd on mul põhimõtteliselt asi korras. Et aga jah, muidu on niimoodi, et kui te vajutate siia aktiveeri peale, siis teil peaks olema siin korrektselt need pangaandmed olemas, et te saaksite selle liidestuse aktiveerida. Ja selle saab aktiveerida ettevõtte nii-öelda allkirja õiguslik isik ehk siis juhatuse liige. Nõnda. Praegu esilehele tagasi. Ehk siis ettevõtte ülevaateleht on siin lehekese all. Ma klikin. Ja hetkel on meil see siin hästi igav, hästi tühi, mitte midagi nagu ei ole veel. Aga kui ma nüüd vahetan keskkonda, ehk siis ma lähen nüüd, minul on hetkel siin selline näide, kuidas ma saan liikuda erinevate ettevõtete vahel. Mul on nagu büroopakett peaaegu. Et nüüd ma liikun siit teise ettevõttesse. Ehk siis, kui ma olen ühe sama meiliaadressiga mitmes ettevõttes, siis ma saan sujuvalt siin nende ettevõtete vahel liikuda. Aga enne kui ma siit teise ettevõttesse lähen, ma näitan ka kasutajate lisamist. Seaded kasutajad. Siin on näha minu kasutajagrupp ehk siis administraator, kuna mina selle keskkonna lõin, siis on minul kõige rohkem õigusi. Aga siis ma saan vaadata kasutajagruppe. Siin kasutajagruppide all on nüüd näha need erinevad õigused, mis on vaikimisi tehtud, näiteks ostuosakond, mis me siis talle oleme õigusteks andnud. Klikin siit lahti. Ettevõtte ülevaateleht teda ei näe.
sellepärast et ülevaatelehel on kogu info koos, seal ei ole praegu õiguste kaupa filtreeritud. aga mida siis ostuosakond näeb? Kliente, tarnijaid, ta saab neid vaadata ja muuta. Kontakte samamoodi saab vaadata ja muuta ja ka märkmeid. Märkmete juurde me jõuame ka hiljem. aga nagu te näete siin müügi poole pealt, tal on kõik ainult ristikesed, mitte midagi ta teha ei saa. Ostuarvete poole pealt saab. Ehk siis, kus on roheline linnuke, seal on tal õigus olemas, kus on rist, seda õigust tal ei ole. Kui ma nüüd vaatan näiteks kõik need õiguste grupid läbi ja leian, et mulle ikkagi ükski nendest päris täpselt ei sobi, ma saan teha siit ka lihtsalt uue grupi. Määran grupi nime, märgin, et ta on aktiivne, klikin siit lahti ja hakkan õigusi andma või ära võtma. Ehk siis vaikimisi on kõik välja lülitatud, mis õigused ma tahan anda, need ma saan nii-öelda sisse lülitada. Katkestan praegu selle siit ära. Siinsamas vaates on veel tegelikult selline tore koht nagu kasutajate tegevuste ajalugu. Et siin on nüüd näha, mis ma siis täna teinud olen. Tegelikult siin toimingud nupu all on veel selline tore koht nagu nimekirja veerud. Ma saan muuta nähtavaks rohkem veergusid ja näen nagu täpsemalt, mis ma teinud kuskil siin olen. Hetkel, nagu te näete, see on väga igav alles, aga me lähme teise keskkonda ja siis me näeme seal juba midagi rohkemat. Nii, aga lähme nüüd teise keskkonda. Võtan siit selle ettevõtte. Näete, siin ma olen juba tegelikult ka ettevõtte ülevaatelehte ümber tõstnud ja siin on juba oluliselt rohkem numbreid ja igasuguseid asju. Aga nüüd lähme raamatupidamine ja kanded alla ja siin mul on see algsaldode kanne. See on nüüd sisestatud niimoodi, nagu mul on tegutsev ettevõte, kelle andmed on mul eelmisest tarkvarast nii-öelda võetud välja. Mul on bilanss, mul on kasumi aruanne ja need andmed on siis 30. septembri seisuga. Ehk siis mina sisestan nad siia 1. oktoobri kuupäevaga. Ja kuna ma tulen üle poole aasta pealt, see tähendab seda, et mul on siin bilansikontode saldod kõik kenasti. Mul on siin eelmise perioodi jaotamata kasumi kahjumi rida. Aga selle aasta andmed on mul hoopiski kulu- ja tulukontode kaupa siia pandud. Ehk siis meil on nii-öelda aruande aasta kasum-kahjum kajastub bilansis kontol 3700, kuid seda kontot ei tohi mitte kunagi panna algsaldode kandesse, kuna selle konto saldo tulebki just tulu- ja kulukontode pealt kokku. Nüüd ma olen ära sisestanud ka nii-öelda need tulud ja kulud. Ja kui ma nüüd lähen vaatama bilanssi, nii, siis bilansi alguses ongi mul vaikimisi nüüd 1. oktoobrist ja nüüd ma näen siit ära nii-öelda algsaldo. Vaatan kõik üle. Nii, siin kõik maksud, kõik on olemas, laenud, asjad, osakapital. Ja eelmise perioodi ei ole läinud väga hästi, aga nüüd aruande aasta kasum-kahjum on mul siin juba kenasti olemas. Ja kui ma vaatan, ehk siis kui ma jätan siit meelde see 27 848, ma lähen, võtan järgmisest tabist selle kasumi aruande lahti. Perioodi jooksul on vaikimisi see siin ees, aga mul tegelikult selle perioodi jooksul mul hetkel on jõudnud tekkida ainult nii-öelda põhivara amortisatsioonikanne. See tähendab, et ma pean vaatama siit hammasratta alt ja siin on siin hammasratas nurgas vaata valikuid. Ma panen siit peale näiteperioodi algust ja näiteperioodi lõppu. Et see on oluline just, kui te alustate kuskilt poole aasta pealt ja te panete sisse nii-öelda ka need kasumiaruande kontode saldod. Et nüüd ma näen ära, mis mul siin alguses oli. Nii, ja minu kasumi aruande summa siin on sama, mis mul siin bilansis kenasti oli. Ja perioodi muutused on mul ainult amortisatsioon praegu, kuna ma sisestasin ainult algsaldod. Ja kui mul nüüd nii-öelda lisandub nii-öelda andmeid juurde,
et siis ka kõik see siin kajastub. Selle siit praegu kinni. Räägin veel korraks sellest algsaldade kandest selles vaatenurgast, et kui ei tule mitte aasta keskel üle, vaid hoopiski nii-öelda uue majandusaasta algusest, siis seda nii-öelda kulude osa, kulude ja tulude kontosid ei pane enam sisse, vaid nii-öelda eelmise perioodi kasumi kahjumi kontol ehk siis selle 3600 kontol kajastub kogu see summa, mis oli teil nii-öelda eelmise majandusaasta lõpus ehk siis eelmise majandusaasta lõpus, kui võtate bilansi, on teil seal eelmiste perioodide kasum-kahjum, on aruandeaasta kasum-kahjum, need liidate kokku ja panete algsaldode kandesse siis 3600 kontole kokku. Et kõik see info on ka meil juhendites kirjas ehk algsaldode sisestamise kohta on ka juhend kenasti olemas, et kui jooksu pealt meelde ei jää. Nüüd, kui meil oli algsaldode kandes ka nõuded nii-öelda ostjate vastu, see tähendab seda, et me tahaksime seda näha ka ju endal müügireskontra aruandes. Ma võtan siit korra raportid müügireskontra ja mul on siin nad kenasti nüüd olemas, aga kuidas ma nad siia sain? Sain niimoodi, et läksin tehingud ja müügiarved ja sisestasin nad siia nende nii-öelda algsete originaalkuupäevadega. Ehk siis meie alustasime 1. oktoobrist, aga need arved on mul pärit, näete, 26. septembrist ja 30. septembrist. Et ma sisestan nad siia tegelike kuupäevadega ära. Aga mul puudub siin finantskanne. Väga hea, peabki puuduma, sest see on enne algsaldode kuupäeva. Enne seda sisestatud dokumendid ei tohi mõjutada mul nii-öelda raamatupidamist, sest kuna see kajastub kõik juba algsaldo kandes. Ja täpselt sama asi on ka ostuarvetega. Nii, siit ostureskontra teisest tabist ka lahti korraks. Nii, siin on mul näha, et see koosneb mul 3 arvest. Nii, võtame uuesti. Kaotasin ise selle algsaldode kande ära, eks ole. 2023-10 võlad tarnijatele 7320 on konto või tähendab summa. Ostureskontrost see sama summa ja koosneb meil 3 arvest. Et põhimõtteliselt, kui te sisestate neid algsaldosid, siis te siinsegi ei pea seda õiget kontot valima. Te võite lihtsalt ükskõik millise konto jätta, et kuna see kandeid me ei lase tekitada, eks ole. Samamoodi ei mõjuta see ühtegi, võite sisestada lihtsalt koos käibemaksuga, kuidas see endal mugavam on. Et see siin ei mängi rolli, kuna kandeid ei muuda. Aga need on olulised selleks, et te saaksite pärast need arved korrektselt maksuks märkida. Et mitte teha jälle, tekitada omale peavalu ja võib-olla kannetena sisestada ja pärast ikkagi ei tea, mis miski oli. Nii. Nüüd. Need olid analoogselt ühtemoodi, eks ole, ostud ja müügid. Siis põhivara. Võib juhtuda, et ka põhivara on teil varasemast olemas. Siin meil oli põhivara, arvutid ja arvutisüsteemid. Amortisatsioon kõik siin. Ja ma lähen siin raamatupidamine põhivara, lähen uus põhivara ka. Minul on see siin täidetud juba jällegi. Valin õige põhivara konto. Ehk siis, kuna meil ei teada, et tegu oli arvutiga, siis 1815, arvutid, arvutisüsteemid ja amortisatsioonikonto, mis kajastub bilansis, on samamoodi 18 algusega. 1854 arvutid, arvutisüsteemid, et need nimetuste järgi soovitan vaadata nagu neid asju. Ja kasumiaruande amortisatsioonikonto siis 57 algusega
antud juhul 5730, muude põhivarade amortisatsioon. Nüüd need kanded on juba tekkinud alates siis oktoobrist, oktoober-november. Aga kui ma tahan näha nüüd, et kas mul nagu kõik klapib kenasti, ma toon nähtavale niimoodi peidetud, ehk siis amortisatsiooni ajaloo. Kuna ma sisestan ka selle põhivara nii-öelda tema originaalkuupäevaga, tema originaalsoetusmaksumuses, mitte jääkväärtuses, vaid soetusmaksumuses. Ja siis hakatakse, nii-öelda süsteem näitab mulle, kuidas ta arvutas. Et mõnikord võib tulla selliseid, sõltuvatelt summadest võib tulla mingisuguseid väikseid erinevusi sisse, aga see on natuke keerulisem teema, et kui sellega tekib probleeme, et siis lihtsalt kirjutage meile, me aitame nii-öelda järjele, et kuidas seda õigeks saada. Et selle peale me praegu siin ei hakka aega kulutama. Aga põhimõtteliselt jah, siit kontrollite ära, et 9400, vaatan, mis mul siin oli, arvutan välja, kontrollin üle, arvutan süsteemid, 12 000, amortisatsioon, 2600, asi klapib, mul on kõik õigesti. Ja niimoodi tulebki need üle vaadata. Ja raportite all on ka põhivara raport. Et siin saate siis vaadata ka nii-öelda seda algust. Kui te näete kuskil siin noolekesi kuupäevade kõrval, siis võite niimoodi klikkida, siis te saate liikuda edasi-tagasi. Ja kiirvalikud on ka igal pool all, et käesolev kuu, eelmine kuu, aasta. Lähen korra esilehele täitsa tagasi. Mida ma jätsin võib-olla teile korraks rääkimata, aga võiks ka rääkida, on meie kontoplaan. Ehk siis raamatupidamine ja kontod. Siin on näha nii-öelda erinevad kontod ja ka nendega seotud aruanded. Meeles peab pidama, et ühega algavad varakontod ehk siis bilansikontod, varad. Ja kui me siit edasi kerime allapoole, et 1.8 on põhivarad, ehk siis algab nii-öelda algusest peale kõigepealt raha, ehk siis kõige lihtsamini liigutatav vara ja liigub allapoole, ehk siis põhivarade poole kõik edasi. Ja nii, kui ma edasi liigun, siis on 2-ga algavad kontod, need on kõiksugused kohustused, maksuvõlad, muud võlad, palgavõlad. Ja edasi jälle liikudes on 3-ga algavad, on omakapitalikkontod, kuhu siis kuuluvad osakapital, kasumid, kahjumid, nii reservid igasugused. Ja 4-st alates on siis tulukontod. Need on juba siis kasumiaruande kontod. Ja veel edasi tulevad 5-ga kontod, on kulukontod ja samamoodi on 6-ga on kulukontod. Ja seal on nüüd, kuna tegu on ka finantstulude kuludega, et siis 6-ga on jah, need mõned on ka tulukontod, ehk siis seal tuleb vaadata ise hoolikalt. Et kasumiaruandes on need seal just finantstulude kulude all. Ja kõige lõpus on selline konto nagu tasaarveldused. See on nüüd bilansiväline konto, mis tähendab seda, et selle konto peal ei tohi teil päeva lõpuks mitte mingisugust saldot olla, ja siis ta läheb bilanss tasakaalust välja. Ja see ongi selline ajutine vahekonto, et te peate alati kontrollima, et kui te mingisuguse kande sinna teete, et siis sellele tuleks ka teine pool vastu, et miks ta sinna jõudis, samamoodi ta peab jõudma sealt ära. Et siin ei tohi kunagi midagi ripakile jätta. Ja kui teil tekib küsimusi, et aga kus koha peal need kontod bilansis täpselt paiknevad, siis võtame raamatupidamine bilanss. Kuna mul on siin juba numbrid olemas, siis ta midagi mulle näitab, kus miski asub. Aga kui ma tahan rohkem niimoodi infot, siis jällegi see tore hammasratas siin. Ja mul on praegu sisse lülitatud näita ainult kasutusel kontosid. Kui ma selle siit välja lülitan, võtan rakenda, siis ma näen kõiki kontosid, mis mul on seadistatud bilanssi. Et mul on nüüd siin ka hunnik nulle, eks ole. Mul ei ole kontosaldot parajasti. Siis sellepärast ongi vaikimisi nagu välja lülitatud, muidu on nagu mõttetult palju müra. Aga selleks, et uurida, endale selgeks teha, kus midagi paikneb, siis on see
selline hea võimalus lihtsalt üle vaadata. Ja kui te olete selle nii-öelda ära vaadanud, enam ei taha näha, siis saate selle siit ära peita. Siin kõige all on veel selline tore nupuke, et peida kontoread. Ja see on nüüd selleks, et kui teil on näiteks vaja kuskil mingit vahearuannet esitada pangale, mis iganes kellelegi teisele, et siis te saate need kontod ära peita, jäävad alles nii-öelda need põhilised read. Et te saate selle aruande siis välja trükkida või eksportida. Siin on toimingud nuppu all on need nupukesed. Nii, ma siin korra teen kõrvalepõike, ma näen, et on tulnud küsimusi QA alla. Ma vastan nendele küsimustele hiljem. Nendeni ei ole veel jõudnud. Ja otseselt ei ole need ka antud webinari küsimused tegelikult, aga me jõuame nendeni pärast. Nii, aruande eksportimise alt tulevad siis välja, jah, kas faili eksport või siis vajadusel saate ka välja printida. Nii, ma hetkel ei taha ei ühte ei teist endast teha ja panen tagasi ka kontod. Sest igapäevatöö käigus tegelikult see, et on kontod näha, see on mõistlik valik. Samamoodi te saate vaadata kasumiaruannet. Jällegi, oleme juba siin või olen siia juba andmeid sisestanud, meil on numbrid näha, aga kui ma tahan näha kõiki kontosid, klikin siin, vajutan rakenda ja ma jällegi näen, mis mul kus paikneb. Väga sageli tekib küsimus, et mis kulud ma mis kontole sisestan. Üks asi on see, et kõigepealt, kui te ei ole päris kindlad kulude jaotuses, et RTJ2, seal on ehk siis raamatupidamise toimkonna juhendite all number 2, see on see, kus on ka nii bilansi kui kasumiaruande ridade kirjeldused. Et see aitab otsustada, kus koha peal miski kulu võiks paikneda, et kuidas ta teile ettevõtlusega seotud on. Ja kui te olete endale selgeks teinud, millisesse kategooriasse teie kulu kuulub, siis te saate juba valida omale sobiva kulukonto. Kui mingisugune kulukonto nimetus ei sobi või tundub, et tahate vahetada, siis te saate seda rahulikult teha. Sealt raamatupidamine kanded all, raamatupidamine kontod, et lähete siin, võtate näiteks konto lahti, muuda kontot, vahetate ära. Kui keskkonda kasutate mitmes keeles, see hetkel mulle tulnud võib-olla hea konto, niimoodi näiteks lahti. Ja tahate või lisate uue konto juurde, siis ärge unustage, et pange ka tõlked. Et kui te ainult eesti keeles kasutate keskkonda, siis ei ole probleemi. Aga kui tahate, nagu on vaja ingliskeelset aruandlust või midagi, et siis pange tõlked ka juurde. Et need tõlgete link on ka artiklitel. Igal pool, kus te märkate, et lahtri all on veel midagi, mingi muuda tõlkeid või lisatõlked, et siis sealt saate panna. Ehk alati tasub hoolikalt lugeda, mis on, isegi kui te saate programmis mingi veateate, et lugege see hoolikalt läbi, ta tihtipeale annab tegeliku vastuse ka kätte. Nii, aga lähme edasi. Kõrvalepõiked tehtud. Lähen uuesti siia ettevõtte ülevaate lehele. Põhivaraga saime ühele poole suures piiris. Kui nüüd on olnud ka töötajad teil siin kenasti olemas. Lähete palgad ja töötajad. See on nüüd esimene samm, et enda töötaja andmed siia ära lisada. Klikite uus töötaja. Mina klikin lihtsalt selle siit praegu lahti. Ja ma võtan siit näiteks muuda. Ehk siis, mis ma kindlasti pean panema? Eesnimi, perekonnanimi. Isikukood on ka tegelikult vägagi vajalik panna, sellepärast, et muidu te ei saa TST raporti andmeid kätte. Ja töösuhte algus. Kui tulete nii-öelda üle teisest tarkvarast, siis tõenäoliselt on see töösuhte algus olnud kuskil vähe varasemal perioodil. Siia ka pange see tegelik algus. Ja puhkepäev ja aastas pannakse vaikimisi 28, edasi kandub ikka 28. See peaks üldjuhul paigas olema. Kui te tulite üle, siis puhkusepäevade saldo tuleb märkida selle kuupäevaga, millal te üle tulite. Ehk siis
minu puhul sellel töötajal Villul on 21 puhkusepäeva saada seisuga 1. oktoober 2024. Ja siin on tegelikult veel mõistlik ära täita ka töötaja pangakonto andmed. Te ju tahate talle ometigi palga panka saata, et mitte nüüd käsitsi seda sisestada. Ikka kas koostate maksefaili või siis läbi pangaliidese saate pankas. Nii, siin ma muudatusi praegu ei teinud, katkestan seal. Siis töötaja töötasu. Jällegi, et ei peaks käsitsi lisama iga kord seda töötasu arvestusel. Saate siin ära panna, ehk siis see käib nupult, et lisa uus töötasu. Mina hetkel klikin selle muutmiseks lahti. Valite töötasu liigi. Valite perioodi ja brutosumma. Ja mis ajast alates see kehtiv on. Et jällegi, kui te tulite üle, siis pange siia see kuupäev, mis hetkest tal päriselt see kehtima hakkas. Ja kui juhtub vahepeal, et nüüd muudate töötaja töötasu, on tublisti tööd teinud ja tahate palka tõsta, siis mitte ei muuda siin olemasoleval, vaid sellele märgite nii-öelda lõppkuupäeva ja lisate uue töötasu. Katkestan selle siit praegu ära. Aga see on ka teema, mis on nii-öelda juhendites rohkem lahti räägitud, et siin me väga ei peatu. Rakenduvad maksud. Ka need on mõistlik ära määrata siin enne. Ehk siis tegelikult nupu alt seadiste maksud. Ja nüüd siis, kas on kogumispension? Ei ole, tegelikult kogumispensioni kontroll toimub automaatselt. Kui ma praegu ei pannud korrektset isikukoodi, siis mul saan siin veateate, et ei ole üldse võimalik kontrollida. Aga päriselus see kontroll toimib. Nüüd, kui uuest aastast, 2025. aastast kogumispensioni maksumäärad võivad hakata muutuma, siis saab siin ise selle maksumäära ära muuta, et kas ta on siis 2, 4 või 6, vastavalt sellele, kuidas töötajaga on, sest see kehtib siin konkreetsele töötajale, töötajakaardil tehtud see. Ja sotsiaalmaksu, kõik selline hädavajalik on märgitud. Kui on töötajal nii-öelda miinimummäära alusel vaja sotsiaalmaksu arvestada, et siis märgite selle siin ära või uuest aastast tuleb siis see 2025, eks ole, uus alammäär. Ja sellisel juhul, kui te märgite alammäära nii-öelda kuumääralt, siis ei tohi olla märgitud see tavaline sotsiaalmaks, siis tuleb selline nukk ära võtta. Hetkel katkestan selle siit ära. Okei, üks küsimus, millele ma nüüd kiirelt vastan, on see, et mida teha, kui töötasu arvestus on tunnipõhine. Siis ma valin siit põhipalk tunnitasu ja määran siia tunnihinna, brutotunnihinna. Ja lähen siit edasi. Lepingud. Lepingute all on võimalik lisada näiteks, kui digitaalselt allkirjastasite töölepingu, saate siin selle lisada. Saate lisa uus leping, lepingu nimetus, kirjeldus, saate faili siia juurde panna. Ka puhkuseavaldused näiteks saate siin kirja panna, nii-öelda üles laadida, et tekiks nagu mingisugune logi töötaja kohta. Ja siin näitatakse ära viimati arvestatud töötasud. Et vaikimisi on siin 5 tükki, 5 rida. Minul on siin praegu 2 rida, kuna ma sisestasin juba ära nii-öelda ka selleks, et mul oleks maksud võimalik korrektselt makstud märkida. Sisestasin ära juba ka nii-öelda augusti töötasu ja septembri töötasu. Ja ma lähen siit töötasu peale. Et siis hetkel, nagu te näete, augusti töötasu staatus on maksud tasumata. Tähendab seda, et augusti töötasu maksti välja septembris, 5. septembril, ehk siis maksud me peame maksma 10. oktoobriks. Ja siit ma näen jah ära, et mul on see töötasu osa on välja makstud. Netosumma on meil siin.
kenasti olemas. Ma näitan korraga töötasu sisestamist, aga seda teises keskkonnas võib-olla. Ja ma lähen siit töötajate või töötasude nimekirja. Siis jah, nagu te näete, üks on saatuses maksud tasumata, teine on töötasu tasumata. Ehk siis see töötasu tasumata ongi see, et mul ei ole veel ka töötajale septembrikuu eest välja makstud. Ehk siis oktoobris ma ilmselt teen selle töötasu väljamakse. Aga okei, kuidas ma lisan uue töötasu? Vaatame, et mul praegu ei ole ühtegi veel lisatud. Panen siit uus töötasu, valin töötaja. Ja kuna ma nüüd praegu olen detsembrikuus, siis ta paneb mulle kirjelduse väljale juba detsember vaikimisi, aga ma panen siia oktoober. Oktoobrit ma ei ole veel talle arvestanud. Siis kuupäev, ehk siis arvestamise kuupäev. Selle valin 31. oktoober. Nii, kui mul oleks praegu november, siis ma saaks ilusti panna siia kiiremini eelmise kuuga, aga olgu, ma pean siit käsitsi praegu liikuma, kuna ma liigun 2 perioodi tagasi. Et nüüd süsteem küsib mu käest, et kas ta nagu kontrollib kalendrist ka andmed üle ja uuendab vastavalt sellele andmed. Et jah, seda kindlasti peab lubama tal teha. Et juhul, kui nüüd töötaja puudub vahepeal, ma katkestan korraks selle ära. Lähen siit palgad, kalender. Ja oletame, et ta mul siin nüüd teeme novembri arvestuse, on meil lihtsam. Paneme siia valin töötaja. Nii, novembris ta mul siin näiteks vahepeal puudus paar päeva. Ja ma valin sündmuse liigi. Ehk siis, mis põhjusel ta puudus. Tegin siit sobiva. Ja see on praegu tähestikulises järjekorras. Ma valin hooldusleht näiteks. Oli laps haige. Villu oli hea isa, oli ise lapsega kodus. Nii, ja nüüd mul ilmus kalendrisse siia see info. Ja kui ma nüüd lähen tema töötasu arvestama, ta on uus töötasu, ta mis praegu novembri. Arvestamise kuupäevaks läheb mul siis 30. november, panen eelmine kuu. Mul küsib nüüd süsteem üle, kas ta vaatab uuesti need üle. Jah. Nii, ja kui ma nüüd lubasin ta need andmed uuendada, siis ta arvutas kohe välja, et hoolduslehel oli ta 4 päeva. Kui tegu on hoolduslehega, siis me ei arvuta ka mingit tasu, see on juba Tervisekassa rida. Ja ta arvutas mulle välja tema töötasu selle perioodi eest, et see ei ole päris see, mis ta muidu oleks kätte saanud, eks ole. Ja siin ma näen ära maksud. Kuna meil on ka maksuvaba osa siin määratud, siis maksuvaba osa käib siin. Jällegi töötajakaardi peal ma tegelikult märkisin selle juba ära. Ja siit ma näen ära töötaja netotasu. Kui ma selle ära salvestan, siis mul on võimalik koostada siit ka toimingut nuppu alt võttes ekspordi makse XML failina. Kui mul oleks praegu siin pangaliides aktiveeritud, siis see toimiks ka, oleks siin nupukad saada panka. Aga seda ei ole paraku. Ma saan saata talle ka siit palgateatise või ma võin ka seda niimoodi vaadata PDF-ina ja talle võib-olla välja trükkida. Sõltub võib-olla mõnel töötajal ei ole, eks ole, soovi meili peale saada, tahab paberi peal saada. No, mida kõike. Ja siin ma saan ka käsitsi makstaks märkida. Nii, aga seda ma hetkel ei tee. Ma momendil kustutan selle töötasu ära, kuna mul on siin natuke teised plaanid. Aga lähme nüüd edasi. Meil on näiteks ka tehtud ettemaks aruandvale isikule. Tema Villu on meil ka aruandev isik, käib vahepeal ostab oma raha eest ettevõttele mingeid asju või vastupidi, ettevõte kannab talle raha, ostab mingeid vajalikke asju. Ma saan vaadata raportid, aruandvad isikud. Siin on mul näha, et
praegu on Villul on ettemaks 100 eurot. Aga kuidas ma sain selle siia raportisse? Ma lähen tehingud, maksed ja ma võtsin siit uus makse. Valin Villu siit. Ja ta ei ole mul mitte tarnija, vaid on aruandev isik. Valin sobiva kuupäeva, kuna antud hetkel meil oli ta tegelikult siin enne algsaadade perioodi. Ma võtan ta siit lahti. Siis ma jällegi sisestasin ta ära 26. septembriga. 26. september ma tegin talle selle ülekande, et no sul tuleb veel kulusid. Ta ei pea oma raha sinna alla panema. Nii, ja salvestasin selle ära. Ja jällegi kannet siin ei ole, kuna ta on enne. Aga nüüd, kui ma peaksin sisestama või nii-öelda Villu sisestab kuluaruande, siis me saame selle kenasti ära siduda. Aga sinna me ka praegusel hetkel ei lähe. Ehk siis tegelikult, kui ma nüüd vaatan seda raportit, aruanded isikud raportit ja vaatan bilanssi, võtan teises tabis. Nõuded aruandvate isikute vastu, siin on mul 100, siin on mul 100. Kõik on kenasti korras. Nii, mida veel ette tuleb? On vaja artiklit sisestada. Kui te tegelete laokauba müügiga, siis on teil artiklid vägagi vajalikud. Aga kui te müüte kas teenuseid või siis müüte küll kaupa, aga te ei pea laoarvestust nende üle, siis te ei pea tegelikult artikleid kasutama. Et artiklid on vajalikud just selleks, et laoarvestust hoida. Aga ladu, artiklid. Nii, minul on siin jälle juba paar artiklit sees. Lao seis on mul ka tegelikult olemas. Aga kuidas ma artiklit siia saan? Üks variant on, ma lisan nad käsitsi, siit uus artikkel, täidan vajalikud andmed ära, valin, kas ta on mul laoartikkel või teenusartikkel. Ja muidugi te võite ka teenusartiklit sisestada. Nende üle laoarvestust ei peeta. Aga kui teil on näiteks vaja võib-olla soov, ma ei tea, erinevatel tulukontodel arvestust pidada. Või siis on kirjeldus on kogu aeg üks ja sama, selline vähe pikem ja te leiate, et ma ei hakka käsitsi kirjutama iga kord, et ma kasutan parem teenusartiklit. Okei, see on puhtalt teie valik. Mida tuleb silmas pidada? Nii, võtan siit ühe teise artikli lahti. Kui te müüte kaupa või teenust nii Eestis kui väljaspool Eestit, siis ärge määrake tulukontot. Sellepärast, et meil on sellised asjad nagu käibemaksuliigid. Ja käibemaksuliigi peal on määratud tulukonto. Lähen siit seaded ja keskkonnaseaded alla ja vaatame siit käibemaksuliigid. Teenuste müük Eesti. Siin on tulukontoks 4200. See puudutab ainult müügi poolt, see ei puuduta ostu poolt. Miks on oluline, et tulukonto ja käibemaksuliik oleks vastavuses? Sellepärast, et käibemaksu aruanne, võtan siit ütlesin ka ainult selle lahti. Käibemaksu aruande seaded. Siin on teie tulukonto ja käibemaksuliik. Kui kasutate näiteks tulukontot 4100, aga käibemaksuliik on teenuste müük, siis paraku see arve ei jõua teil käibemaksu aruandesse ja teie andmed on valesti. Ehk sellepärast ei tohi mitte kunagi arvet sisestades kasutada seda varianti, et te muudate lihtsalt tulukontot selle asemel, et käibemaksuliiki muuta. Sinna me jõuame ka veel, aga see on praegu eelinfo, et ma lähen sinna müügiarve vaates tagasi korraks. Nii, aga kui me nüüd artiklikaarti veel korra vaatame, siis laoartikli puhul kindlasti tuleb märkida laokonto. Ühiku ostuhind on pigem selline informatiivne väli. See on selleks, et kui te sisestate ostutellimust näiteks või ostuarvet, et siis võetakse siit see info. See on nagu kontrolliks, et ega see tarnija mul vahepeal ootamatult pole hinda muutnud.
omahinnana, sest omahind, nii-öelda partii omahind tekib sellest, kui te ostate sisse. Või siis antud juhul, kui me praegu alustame, siis me võtame lao algseisu sisestame, kus me paneme kirja nii-öelda toote selle omahinne. Ja soovitan müügihinna puhul kasutada fikseeritud müügihinda. On võimalik kasutada ka juurdehindluse protsenti. Aga siis tekib see lugu, et kui teil on näiteks teete pakkumist ja parajasti veel ei ole kaupa laos, siis ei ole ka süsteemil millestki seda nii-öelda müügihinda arvestada. Ehk siis jääb null, siis te peate selle nagu käsitsi panema. Et pakkumised ei mõjuta laoseisu, pakkumised ei kontrolli laoseisu. Seal peab alati käsitsi kõik teha. Nii, ja kauba puhul siis oligi see, et müügi käibemaksu liigiks kaubamüük Eesti. Ja jällegi kõik see jutt on olemas ka juhendites. Et alati, kui tekib probleeme, vaadake ka juhenditesse. Et see on kindlasti abiks. Ja vaadake ka teisi käibemaksuliike näiteks. Ehk kui te hakkate keskkonda kasutama, siis minu soovitus on see, et vaadake üle ka käibemaksuliigid, et millised on teie ettevõttes üldsegi vajalikud. Mida ei ole vaja, saate muuta mitteaktiivseks. Jällegi, et mida vähem on liigset müra teile endale, seda lihtsam on. Aga vaikimisi me ei saa kõiki asju päris ka peitu panna, muidu on mure, et midagi on äkki kadunud. Kuidas käibemaksuliiki muuta? Näete, siin on see pliiatsi ikoonika muuda. Ja nüüd see on tegelikult jah, juba natukene aegunud, et selle ma panen siit mitteaktiivseks. Ja salvestan ära. Ja nii saingi kohe oma lühemaks nimekirja. Nii, artiklite sisestamisest sai räägitud. Aga nüüd see, kuidas artiklite laoseis panna sisse. Ehk siis lähete ladu, laod ja lao algseisu import on siin selline nupuke. Või siis lähen klikin näiteks selle sama lao peale. Siin mul on juba üks algseis sisestatud, võtan praegu korraks teise lao lihtsalt. Võtan siit toimingud nupu alt sisesta algseis. Ja siis ma valin, millise kuupäevaga see algseis peab mul olema. Antud juhul, kuna ma 1. oktoobrist alustasin, siis panen algseisu kuupäevaks 1. oktoober. Hakkan siit järjest artikleid valima, koguse ja oma hinna pean ka kindlasti panema. Ja kui ma saan laoseisu ära sisestatud, siis vaatan siit ladu ja laoseis ja näen ära summaliselt, kuidas mul asjad käivad. Ehk siis siin ma pean ka kontrollima, et see summa, mis mul siin on, see 11 000, et see mul bilansiga klapiks. Nii, siit teisest läbi selle bilansi. Nii, 1640, müügiks ostetud kaubad, ladu 1, 11 000. Läks kenasti klappima. Seadetest me tegelikult juba rääkisime kasutajate osas, aga siin keskkonnas on mul nüüd kasutajate tegevuste ajalugu juba rohkem, siis ma lähen uuesti seadet kasutajad alla ja vaatan tegevuste ajalugu. Toimingud nupu alt saan muuta jällegi omal rohkem veerge nähtavaks. Et see ongi, et kuidas kellelegi see sobib, et igaüks saab enda tahtmiste järgi seda muuta. Ja ma saan panna ka siin täpsema otsingu peale, nagu ka paljudes teistes nimekirjades on selline otsingu lahtrikene nii-öelda täpsema otsingu võimalus. Ja siit ma näen nüüd, mis keegi millal teinud on. Et kui on mitu kasutajat, siis mõnikord juhtub, et tekivad arusaamatused, et kes mida muutis, kes millal mida tegi, et siis on see variant siit ka kontrollida natuke. Siit edasi. Hea küll, lähme siit veel natukene. Arvete seadetest nii palju, et
siin saate vaadata, määrata, kas kasutatakse viitenumbrit või mitte. Milline on vaikimisi maksetähtaeg? Kas artikli hind sisaldab vaikimisi käibemaksu, ehk siis kas arvet sisestatakse koos käibemaksuga või ilma. Et seda saab ka otse arve peal valida. Aga saab nii-öelda vaikimisi ära määrata. Siis meeldetuletuste saatmine. Kas üldse ei saadeta? Tegelikult vaikimisi on pandud, et ei saada. Mina olen siin keskkonnas juba natukene muutunud valikuid. Või siis, et saada valitud klientidele või saada kõigile klientidele. Siin on ka üks nii-öelda vaikimisi meeldetuletuse saatmise aeg, et 2 päeva pärast maksetähtaega. Üks kirjapõhi on ka selle kohane olemas. Ehk siis siit saate minna ja vaadata. Jällegi, vaadake täpsemalt juhenditest. Me ei jõua muidu siit niimoodi väga kõike ära rääkida. Ja dokumendi põhjad. 3 tükki on vaikimisi olemas. Valige oma lemmik nendest. Saate märkida siit, et vaikimisi dokumendi põhi. Nii, mul on siin natuke liiga palju juba infot, see on näha, et mul jookseb see siit välja, eks ole. Mis ma saan natuke ka, katkestan praegu ära. Ja kui nüüd see olemasolev arvepõhi teile päris hästi ei sobi, siis jah, neid 3 te muuta ei saa, aga siin on kopeeri dokumendi põhi. Klikite siia peale, panete endale sobiva nime, teete muudatused. Siin hammasratakese peal on ühed seaded, siin elemendiseadet on teine variant, et vaadake üle. Saate muuta, saate lohistada neid välja siit erinevate kohtade peale. Nii ma praegu niimoodi sodin siin natukene, eks ole. Siit saate vaadata lisaelemente, millised on päiseseaded, millised on jaluseseaded. Ja kui te olete nüüd teinud selle arvepõhja endale sobivaks, määrate vaikimisi dokumendi põhjaks, salvestate ära. Mina hetkel siin katkestan ära. Jaluseseaded ka vaadake, saate muuta. Kui teil on nüüd rohkem kui üks pangakonto, näiteks 3, siis läheb asi natuke käest ära. Ma muudan kompaktseks vaata, et siis ei kuvata Swift koodi. Aga kui teil kindlasti on ka päeva Swift koodi, et siis peate valima, et kuni 2 pangakontot saate muuta nähtavaks, ehk siis jälle siin saate valida, milliseid pangakontosid näidatakse. Nii. Hetkel seda ära ei salvesta. Arvenumbri valem on siin ka kenasti olemas ja väike selgitus ka, et mis miski tähendab. Ja selle kohta on samamoodi juhend olemas pikemalt lahti kirjutatud. Pakkumiste seaded, müügitellimuste seaded, et need kõik saate rahulikult läbi vaadata. Ostuarvete seadete puhul, siin ka väga palju erinevaid variante ei ole võimalik seadistada, aga üht-teist ikkagi see numbri valem ja milline on ostuarve vaikimise kuupäev. See mängib rolli nagu sellisel juhul, kui te sisestate käsitsi. Kulu- ja lähetusaruanded, siin on ka numbri valem olemas analoogne mujal olevaga. Päevarahaseadet, päevaraha määraks on praegu märgitud 32. Seda saab muuta siinsamas, saab muuta ka otse lähetusaruande peal. Need määrad tõenäoliselt muutuvad 2025. aastal, et siis me kirjutame need seaded üle ka, et sellepärast ei pea muretsema. Aga samas kasutajale jääb alati võimalus neid ka ise muuta. Saldoteatiste seaded, see on see, mis tekst saldoteatise peal jookseb. Ladude seaded, ehk kui te kasutate ladu, aga te tahate ka miinusesse müüa, et siis tuleks see siin sisse lülitada enne, kui te hakkate laostehinguid tegema. Et kui see jääb hilisemaks, et siis te peaksite meile teada andma kirjalikult, et me saame selle siis sisse lülitada. Kui te tegelikult ei kasuta ladu, te tahate kasutada teenusartikleid, et siis saate vaikimise artikli tüübiks ka määrata kohe teenusartikkel, et siis ei pea iga kord muutma. Seaded. See on oluline sellepärast, et mõnes teises tarkvaras võib-olla on mingid seaded olnud teistmoodi,
meil on vaikimisi, et amortisatsiooni arvestus algab soetamise kuupäevast ja toimub igakuiselt. Et see, et igakuiselt, seda ma soovitan kindlasti, et kuna süsteem teeb need kanded ise, siis tasub igakuiselt seda lasta teha. Siis on kogu aeg nii-öelda, ei tule üllatusena kord aastas, et oih, et kuhu mu kasum kadus. Et amortisatsioon sõi ära, et saab kogu aeg jooksvalt silma peal hoida. Kirjade põhjad, siin on ka vaikimisi mõned põhjad olemas. Saate ise juurde lisada, ise muuta. Siin see pliiatsike lubab seda teha. Ja siin on ka mõned sellised muutujad, mida saab kirja sees kasutada, et siin on selline märksõnad info olemas. Et hetkel on kõik need kirjade põhjad on eesti keeles. Kui teil on vaja näiteks ingliskeelset arvet välja saata ingliskeelse kirja põhjaga, et siis tuleks see kirja põhi juurde lisada ise. Ja siin on ka eelmääratud kandeid võimalik lisada, ehk siis kui korduvalt on vaja samasuguseid kandeid teha, et siis saate siin need ette valmistada. Nii, siis veel seadete menüüst. Siin on palkade seaded ära määratud nii-öelda, mis on tööpäevad, maksud töötasudelt. Üldjuhul neid ei ole vaja muuta, et on üksikud hetked, kus tõesti on vaja võib-olla ise midagi juurde lisada. Et siin on näiteks üks küsimus, et kuidas kajastada tööandja kolmanda samba makseid. See tuleb paraku jah, natuke ise juurde seadistada. See teema on selline suurem, mida praegu me siin kindlasti lahkuma ei hakka. Siin on vaja erinevaid seadistusi teha. Kui ma õigesti mäletan, siis ma kirjutasin selle kohta ka juhendi. Kuna seda küsitakse äärmiselt harva, et siis võite ka kirja saata, kui sellega küsimus täpsemalt tekib. Et jah, see on võimalik. See ei ole kõige mugavam. Hüvitisi eritasud. Ehk siis see on ka jälle selline koht, mis tasub võib-olla üle vaadata, et milliseid teie ettevõttes on vaja kasutada, milliseid mitte. Need on näiteks kõik puudumised, mis te panete kalendrisse. Ehk siis jällegi te saate ise muuta mitteaktiivseks need, mida teil võib-olla vaja ei ole. Aktiivne ja mitteaktiivne nutlukas. Töötasude liigid. Jällegi vaadake üle, mida teil on vaja, mida teil ei ole vaja. Ja täiesti seada, et see on üldine selline ka, kuhu väga harva peab jõudma, et kui just ei ole vaja kindlasti midagi muuta, siis ärge parem hakake niimoodi katse-eksituse meetodil muutma, sest siis teil tekib probleeme DST raportiga võib-olla. Nii, valuutad. Kui teil on vaja erinevaid valuutasid, kas saate ostuarveid või teete müügiarveid eurost erinevas valuutas, siis saate siin all need aktiveerida. Ehk siis põhivaluuta on meil euro. Te ei lisa siit uus põhivaluuta, vaid te klikite selle euro siit lahti. Ja nüüd vajutate muuda valuutat ja saate siis aktiveerida, millist vaja on. Valuutakurssi ei ole vaja määrata. See võetakse nagunii Euroopa Keskpangast ja lähetakse automaatselt vastavalt siis kuupäevale, mis dokumendil on. Kellele katkestan, ma ei muuda siin midagi. Siis siin seadete alt võib-olla lähme hoopiski veel siia minu profiili peale. Ehk siis siin üleval ettevõtte nime kõrval on selline väike inimese ikoon, on minu profiil. Ja siin nüüd on juba see, et te näete ära, saate salasõna muuta, kui te olete sisse loginud. Saate salasõna muuta, saate valida, milliseid teavitusi teile edasi saadetakse meili peale. Ja siin on veel arveldamine nupuka. See on nüüd, siin te saate vahetada nii-öelda paketti, vaadata, millised on teie ettevõtte nii-öelda paketid. Saate ka ise hallata. Nii, muuda tellimust, mul on hetkel see nagu siin üle vaatamata. Ehk siis siin saate üle kontrollida, et teil kõik ettevõtte andmed on õigesti. Käibemaksukohustuslase number, kui see on,
registrikood ja millisele aadressile teile saadetakse arveid SimpleBooksi kasutamise eest. Ja kui tihti, et ise saate valida kas kord kuus või kord aastas, kui te tahate mingisugust teistsugust perioodi mingite kuude kaupa, et siis seda saab meile kirjutades teada anda, et soovite näiteks, ma ei tea, 3 kuu kaupa maksta, et see on ka täitsa okei. Nii, ma hetkel katkestan ja mul on siin näha, et see keskkond, mis ma just tegin, eks ole, et on mul prooviperioodil, kui ma panen siit halda ettevõtteid, siis ma saan ka vahetada, muuta paketti. Ma ei taha premiumit, ma tahan hoopiski, ma ei tea, mini või start. Hetkel ei tee seda. Või siis, kui selgub, et ma katsetasin, mulle tegelikult see tarkvara siiski ei sobi praegusel hetkel või ma lihtsalt proovisin, aga ma tahan hiljem hakata kasutama. Te saate praegu siit lihtsalt kustutada, et see on ka variant. Et kui on olnud tegutsev ettevõte, kustutate ära, mingi aja pärast tuleb selgub, et te siiski tahate uuesti kasutama hakata, siis on ka võimalik ise taastada siin. Et see taastamise tasu on ka hinnakirja järgselt, pluss siis 1 kuu nii-öelda kasutustasu. Aga pärast keskkonna kustutamist me säilitame nii-öelda andmeid 6 kuud. Et siis hiljem enam kahjuks ligi ei saa. Ehk see tähendab seda, et enne seda, kui te kustutate keskkonna, tuleks omale aruanded ja arved ära salvestada, ära eksportida, et siis on asjad korras. Nii, mis veel seadete all olla võiks? Seadete all on ka automaatsed kanded. Jällegi koht, mida tegelikult üldjuhul ei ole vaja muuta üksikutel juhtudel. Päriselulised näited on need, et on vahetatud valeks mingisugused siin nõuete kontod või midagi, et siis sellega põhjustab ka palju pahandust, et see on see koht, et kui te ei ole kindlad, siis palun ärge muutke ise midagi. Ainult siis, kui teile raamatupidaja ütleb või raamatupidaja teeb, et kindlasti õiged kontod saavad. Et juhuslikult kogemata ei teeks midagi katki. Et see on jah selline koht. Et seda on hea teada, et siin on erinevad seadistusvõimalused, aga palun olge ettevaatlikud. Liidestused. Ma arvan, et see on ka selline koht, mis pakub huvi. Pangaliideseid me juba nägime. Nüüd on juurde tulnud sellel aastal ka makselingid, et saate oma klientidele arveid saates lisada juurde makselingid, et nad saavad kohe kenasti ära maksta. On 2 varianti, kas Montonia või siis Everypay. Mõlemad vajavad seda, et aktiveerite nii-öelda liidestuse sealt poolt, ehk siis Montonia poolt või siis Everypay puhul pangast tuleb aktiveerida või alustada seda. Ja siis saate lisada nii-öelda need vajalikud andmed siia. Et SimpleBooksi poolelt ei kaasne mitte mingisuguseid lisatasusid nendega, need tulevad ainult nii-öelda teenusepakkuja poolt. Maksuamet. Hetkeseisuga on võimalik saata käibemaksuaruannet ühe nupuvajutusega EMTA-sse. Lisandumas on ka TST raport, sellega läheb natukene veel aega. Aga jah, 2024. aasta seisuga on käibemaksuaruanne ja lisandumas siis TST. Edasi tulevad nii-öelda e-arvete lahendused, pluss siis ka nii-öelda digiteerimine, ehk siis äpid on Finbyte, Costpocket, Envoice ja allpool ka veel Telema. Ehk siis kõikide nende puhul saate te ka pildistada tšekke ja need digiteerida ja programmi saata. Ehk siis kõikide nende puhul on teil vaja omakorda ka siis lepingut teenusepakkujaga. Costpocketiga saab ka alustada otse SimpleBooksis seda aktiveerimist. Et Finbyte'i ja Envoice'i puhul teil on vaja API-võtit, mille te saate sealt vastavast keskkonnast. Et siis tuleb sealt poolt kõigepealt keskkond luua. Jällegi tasud kaasnevad teenusepakkujaga, mitte SimpleBooksi poolelt. Ja siis e-arvete või nii-öelda, vabandust, e-poodide liidestused. Nõnda. Nüüd on nii-öelda need peamised asjad,
üle vaadatud ja näitaks ka nüüd andmete importi, kuidas seda asi päriselt käib. Et ma lähen siin nüüd oma teise värskesse keskkonda, kus mul andmeid veel nii väga ei ole. Nii, siia tahtsin minna. Ja kõigepealt teeme siis ühe artiklite impordi. Ma lähen siin artiklite menüüsse ja valin import. Ma võin klikata siin ja valida faili või siis ma lohistan arvutist selle faili lihtsalt siia vaatesse. Vajutan import. Nüüd on oluline ära määrata need väljade seosed. Sihtväli on kood, nimetus on kohustuslik, ühik. Vabandust, ma panin praegu siia kirjelduse. Ehk siis kirjeldus on selline täiendav info, et see ei ole kohustuslik väli, see on vabatahtlik, aga niimoodi, jah. Kogus on samuti selline, ei ole kohustuslik. See kogus artikli kaardil tähendab seda, et mis kogus pannakse vaikimise arve peale, ehk siis, et kui te valite artikli arvele, et siis ei jää mitte koguseks 0, vaid vähemalt tuleb 1. Aga jällegi on täitsa vabatahtlik. Nüüd ühiku ostuhind on ka vabatahtlik, müügihinna arvestus. See on pigem mõistlik, ei ole ka kohustuslik. Aga jällegi ka sellest kõikidest nendest importidest, kuidas neid teha, on juhendid eraldi olemas. Et see võib osutuda mõnikord selliseks natuke pähkliks, kuidas see õigesti fail valmis teha. Et kindlasti lugege juhendid ka, et ärge ainult oma nii-öelda loomingulisusele lootke, et mõnikord see on hea, aga mõnikord ei lõpe hästi. Ehk siis müügihinna arvestuse väärtus, ehk see tähendab seda, mis on siis nii-öelda see müügihind. Laokonto ehk siin nii-öelda impordi vaatest ta on kulukonto nime all, siis laokonto, kulukonto ehk siis kuna võib olla nii teenusartikkel kui laoartikkel. Me ei saa neid nimetusi kõiki nii pikaks muuta. Nii, laoartikkel jah, ei. Aktiivne, ka see on niisugune jah, ei, eks ole, et ei pea olema, võib olla. Nii, ja käibemaksu liik müügil, et kui te müüte nüüd neid kaupu, siis nende puhul ma soovitan küll selle käibemaksu liigi ära määrata just müügi poole. Nii, kui mul on kõik seosed nüüd määratud, siis ma vajutan import ja ma loodan, et ta näitab mulle, et kõik läks hästi ja mul läkski kõik hästi. Imporditi 2 rida, sobimatud ridu 0. Nüüd on mul need artiklid siin kenasti olemas. Nii, nimekirja veerud, jälle ma saan niimoodi vaadata, et nii, mida ma tahan näha, mida ma ei taha näha. Ehk siis antud juhul mul peabki müügitulukonto tühi olema. Ma jätsin selle meelega tühjaks, kuna see võetakse kaubamüügi järgi, käibemaksu liigi järgi. Sest kui ma müün nüüd ühenduse siseselt, siis mul peab olema ka eraldi tululiik. Ehk siis tulukonto. Et kui ma määraksin artikli kaardi selle tulukonto ära, siis seda peetakse nii-öelda vaikimisi kõige kohustuslikumaks ja ei muudeta käibemaksu liigi muutmisel. Sellepärast ongi see. Nii, siis näitame ka veel, kuidas partnereid importida, kliente tarnijaid. Kuigi ettevõtted tegelikult Eesti ettevõtted võetakse otse äriregistrist ja nagu otsest vajadust ei ole andmete impordiks. Aga võib-olla te olete pannud tarnijatele mingid pangakontod juurde ja tahate kõik need hoopiski ka kohe saada. Siis jällegi võtame siit infot, mul on tehtud vastav fail. Nii, saan selle siia. Oluline on määrata ära ettevõtte nimi, eks ole. Mina panen ka registrikoodi, kuigi see ei ole kohustuslik, aga ma leian, et see on mõistlik. Tänava aadress on kohustuslik väli.
Linn ei ole tegelikult kohustuslik, aga jällegi ma leian, et see on mõistlik, samamoodi on mul riik mõistlik. Ja vot nüüd on see trikk, et tegu on mul tarnijaga ja mul on tema pangakonto andmed siin olemas, et nüüd nii, otsin üles konto IBAN number. Ja kuna meil saab olla siis üks partner, nii tarnija või klient või siis hoopiski ka aruandev isik või eraisik, siis ma määran siit ka need seosed ära. Nii. Tegelikult ma saan otsida ka nii-öelda trükkida siia ja otsida. Ma ei pea lappama päris. Nii. Ja nagu te siin näete, kui mul tegu on tarnijaga, siis ma olen siia veergu pannud jah. Ja et kuna ta, kes ei ole tarnija, nendele ma olen pannud siia ei. Ehk siis jah kinnitab seda, et ta on see. Ei ütleb, et ei ole. Impordin ära, vaatan, ma saan tulemuse saingi. Nüüd mul on siin tarnijate nimekirjas need kenasti näha, kliendid tarnijad. Ehk siis kui me märgime näiteks eraisik, siis eraisik ja aruandev isik näiteks käivad alati koos või siis eraisik ja klient. Et eraisik ei ole kunagi üksinda, et see on selline. Et kui on märgitud, et ta on eraisik ja te näiteks olete käibemaksukohustuslasena ja müüte talle üle 1000 euro, siis eraisiku arveid ei deklareerita käibemaksu inflisas. Partnerid said imporditud ostuarved. Tehingud ostuarved. Jällegi saan siit importida. Nii. Ostuarvetega on see trikk, et neid saab importida ainult siis XML failist ehk siis e-arve formaadist. Ja siin ei ole seda mitte mingisuguseid seoseid vaja lisada. Need lähevad automaatselt. Nõnda. Ja siin lihtsalt me võime igaks juhuks nagu üle vaadata, et kas meil kõik summad nagu klapivad. Noh, tegelikult need peaksid kõik kenasti klappima. Et need on nüüd juba mul nagu oktoobri kuupäevaga, et siia tekivad ka meil kenasti kanded juurde. Ostuarvete import on selles mõttes hästi lihtne. Nüüd müügiarveid, kui me tahame eelmisest perioodist müügiarveid üle tuua, siis on meil võimalik need importida ka sellest e-arve formaadist või siis sellest CSV formaadist, mida ma väga tegelikult ei soovita. Et kui vähegi võimalik saate kätte, siis ikkagi see e-arve formaat on hästi lihtne. Te ei pea mitte mingisuguseid seoseid määrama, mitte midagi tegema. Nii, import, no okei, ma praegu on mul siin viga, sest mul on natuke teine registrikood. Nii, aga ma sain need ära salvestada ja ta näitab mulle need ära. Et ma saan jah niimoodi ilma mingi suurema vaevata. Nüüd korraks kustutan need ära. Nii, massitegevuste alt saan valida, kustuta valitud read. Kui ma tahan siit niimoodi kustutada, siis ma pean kinnitama selle, et päris niimoodi piuke vipsti ei kustu. Ma saan importida kannad CSV failist. Kui arveid importida CSV failist, müügiarveid siis, tuleb silmas pidada, et kui arvel on mitu rida, siis iga rida tuleb failis sisestada eraldi. Et siin tegelikult ma impordin praegu ainult ühte arvet, ühte müügiarvet, nii arve number, arve kuupäev, nii mul on siin ka maksetähtaeg, valuuta, ehk siis kuna võib olla erinevates valuutades, valuuta nimi, kliendi nimi on mul siin oluline. Mul on jällegi registrikood ka. Aadressi nõuab, sest tegelikult ma saaksin niimoodi ka omal kliendi sisse. Nii, nüüd artikli nimetus sihtväljana on tegelikult ehk siis ka selle impordi kohta on tegelikult olemas juhend, et mis seosed kuskil on. Et selles mõttes jah, et ta on natukene segadust tekitav. Ehk siis artikli nimetus on tegelikult see, mis läheb teil sisuväljale.
et päris artiklit ei saagi siin importida. Nii, kogus. Siin ka oluline, ühik. Räägin ühte ja kirjutan teist. Nii, ja siia läheb nüüd ühe ühiku hind. Artikli hind ja käibemaksu liik. Ehk siis käibemaksuprotsent. Käibemaksuprotsent tuleb siit. Nii. Kui nüüd kõik läks hästi, siis peaks mul import, ta ei läinud nii hästi. Oli siin midagi valesti. Panin puusse sellega, et me valime õigest siht välja. Kliendi tänava aadress. Nii. Ja uus katse ja sain imporditud. Ehk siis kuigi mul seal failis tundus, et on 2 rida, on mul tegelikult üks arve, mis sisaldab 2 rida. Nõnda. Seisust artiklit me importisime ära, aga me jätsime lao algseisu importimata. Ehk siis ladu ja laod. Näete, siin ongi see lao algseisu impordi nupp. Jällegi võtan siit sellel sabast kinni. Tõstsin kohale, valin import. Ja siin on ka oluline, et valite selle õige kuupäeva, mis kuupäevaga see import siis nagu on, mis seisuga. Ehk siis 1. oktoober. Ja jällegi ma märgin ära kindlasti artikli koodi, tema nimetuse, ühiku. Siin on oluline ühiku ostuhind. Ehk siis see on tema jaoks nii-öelda sama hind. Siin me saame ka määrata, et kas artikli hind sisaldab käibemaksu või ei sisalda. Et meil ei sisalda. Ja nüüd see kõige olulisem number, ehk siis, mis algseis tegelikult koguseliselt oli. Nii. Nüüd peaks asjad kokku minema ilusti. Ja kindlasti ärge unustage ka ladu valida, kui teil on mitu ladu. Nii, import. Kui mul enne oli laoseis 0, lähme nüüd hiilime, mis nüüd sai, laoseis, on mul kenasti jälle olemas. Siin on meil veel selline tore koht, nagu imporditud dokumendid. Hetkel mul ei ole siin nagu mitte midagi. Aga kui ma tahan näiteks, et tarnija saadaks mulle oma arved siia imporditud dokumentide alla, siis ma saan võtta siit toimingud nupu alt impordi e-kirjast. Ma saan öelda tarnijale selle meili aadressi. See on selline krüptiline aadress, et jah, seda, kui saadate kellelegi tarnijale, siis kindlasti öelge, et ta sinna midagi muud ei saadaks kui ainult arveid, sest see ei ole käsitletav sellise tavalise e-kirjana, et need lähevad siin programmis otse siia imporditud dokumentide alla. Nii. Lähen jälle korra teise keskkonda, kus mul on siin andmed olemas ja mul on siin ka nüüd nii-öelda, kui ma võtan ettevõtte selle ülevaate lehe lahti, ehk siis selle lehek, selle klikates, näitab mul siin, et mul on imporditavate dokumentide all üks dokument ootel. Ühtlasi on ka mul siin üks tükene punane mummuke. Ma lähen, vaatan, mis mul siin on siis. Mul ongi üks ostuarve tulnud. Ma saan siit vaadata seda PDF-i. See on mulle ongi tulnud nii-öelda e-postiga. Ma näen siit küll seda kirja, mis siia on kirjutatud, aga ma sellega rohkem midagi teha ei saa, et see on mul lihtsalt, ma näen tõepoolest. Aga see ei ole käsitletud tavalise postkastina. Nüüd selleks, et see ostuarve siit ära salvestada, ma klikin siia peale ja ta laeb mulle kõik need andmed, arve kuupäev, maksetähtaeg, mis nii-öelda see arve sisuks mul oli trükitud või nii-öelda arve väljastajad pannud. Aga kuna mul ei olnud selle tarnijaga mingit nagu andmeid artikli või nii-öelda tarnijakaardile ära määratud, siis mul on siin selline väikeseadetena määratud kulukonto. Tegelikult mul on siin hoopis midagi muud. Näiteks
kas mul on siin mingit, personali täiendõpe tegelikult oli see hoopiski. Vahetan kulukonto ära ja salvestan selle ostuarve ära. Mida teha, et ei peaks iga kord kulukontot käsitsi määrama? Ma siit võin näiteks minna otse selle tarnija kaardi peale. Ja võtan muuda kliendi tarnijat, kliendi tarnija sätted. Ja siin on selline koht nagu kulukonto. Oletame, et kui ma kogu aeg samalt tarnijalt ostan ühte sama teenust, siis ma saan siin selle kulukonto ära määrata. Ehk siis tuletab meelde, et kulukontod algavad meil 5-ga. Nii. Ja kui ma nimetust ei tea täpselt, eks ole, siis ma saan seda otsida. Ja ikkagi ma soovitan, et vaadake kontoplaan rahulikult läbi, tehke omale vajalikud korrektuurid ja siis on teil endal nagu mugavam sellega tööd teha. Tegelikult tavaliselt ostame võib-olla konsultatsioonikulusid sealt. Et kui ma nüüd salvestan selle ära ja ma saan kusjuures siit samast tarnija kaardi pealt võtta uue ostuarve. Et lisa uus ostuarve, lisa müügitellimus, mis mul vaja on. Nii, aga vaatame korraks veel. Mida ma tahtsin veel näidata? Tegelikult on see, et kuidas panga importi salvestada. Mul on siin ka juba näha, et mul on 9 pangatehingut on imporditud. Nad on mul töötlemata, sest mul ei ole automaatselt töötlemist peale pandud. Muidu mul ei oleks teil olnud midagi näidata. Ma panen siit jätka siin. Ja minul on hetkel päris hästi see vaade. Mul on enamus rohelisi. Ma põhimõtteliselt võiksin nüüd nad niimoodi viuhka ära salvestada, aga ma näitan teile nii-öelda võib-olla ükshaaval üle. Pangateenused. Süsteem tunneb selle automaatselt ära. Ta tegelikult salvestaks selle ise viuhka ära, kui mul oleks lubanud. Aga kuna ma ei lubanud, siis ma salvestan ta ise käsitsi. Laekumine leidis mul seose arvega, et arvenumber on siin, selgituse väljal on ka see number olemas. Klient kõik vastab. Salvestan ära. Nüüd on mul, näete, klient on maksnud selle arve osaliselt ära. Selgitus on siin. Aga ma teen praegu selle triki, et ma kustutan selle seose ära. Ma võtan siit selle maha. Lihtsalt tahan teile korraks näidata, mis juhtub, kui ma salvestan selle pangatehingu ära kujul, et ta vajab tähelepanu. Juhtub see, et kui ma lähen tehinguid laekumised alla, siis ma näen, et ta on ootel staatuses. Kui ma ta lahti klikin, siis ei ole seost arvega siin olemas. Ja on näha, et see kajastub kontol ostjate ettemaksed. Ja kui ma võtan näiteks müügiirjas kontroll lahti, siis ma näen, et mul on küll laekumine olemas. Kliendi saldo on selle summa võrra väiksem, aga nad ka tõesti ei ole omavahel seotud. Ehk siis võlg, ettemaks on omavahel puudu seos. Aga olukorra lahendus on see, et ma võtan siit näiteks laekumise pealt, klikin selle laekumise lahti, see on selle ära arvega ja ongi mul asi korras. Et sellised asjad juhtuvad tavaliselt siis, kui arve on nii-öelda jäänud võib-olla sisestamata, et tehakse kuskil mujal tarkvaras mingil põhjusel arve kõigepealt. Või siis lihtsalt klient maksab rohkem, et siis ka näiteks tekib selline vahesummast ettemaks. Maksuamet, sellega jõuame natukese hiljem tegeleda. Lähme vaatame edasi. Siin on makse, tegime tarnejale makse. Jällegi asi on korras, kõik seosed on paigas. Salvestame ära. Järgmised tarnijad täpselt samamoodi, kõik saame niimoodi üle vaadata. Põhimõtteliselt on meil asjad kõik nagu korras. Ja selle asemel, et nüüd ükshaaval salvestada, me võime ka valida salvesta korras read. Ta salvestab mul kõik read ülejäänud ära. Jäid ripakillega need 2 maksuameti asja. See esimene on meil siis töötasumaksude tasumine. Ja kuna meil maksuamet ei ole tarnija, vaid on eraldi, siis me valime makse asemele siit tüübiks töötasumaksud.
Ja nüüd me saame valida, et millise töötasuga see asi seotakse. Ehk augusti töötasu, salvestame ära. Nüüd läks kõik roheliseks. Kinnitame ära. Nüüd, mis saab edasi nendest töötasu maksudest? Jätame praegu selle teise siia ootele. Lähme palgad ja töötasud. Siis näete, kui ennem oli meil siin maksud tasumata, siis nüüd on maksud nagu makstud. Aga hetkel on meil bilansis veel nii-öelda maksude ettemaksukonto saldo ja on ka siin maksuvõlad alles üleval. Ehk 2 kuu maksud olid meil üleval. Ja selleks, et need nüüd korda teha, läheme raportid, TST raport. Ja kuna meil nüüd need maksud saime välja makstud oktoobris, siis lähme siit oktoobrikuusse. Ja on siin töötasu maksude kohustuste sulgemise kanne. Selle me nüüd saame ära salvestada. Ehk siis sellega me kaotamegi ära ettemaksukontolt saldo ja kohustuste kontolt. Me salvesta kanne, asi korras. Ehk siis meie bilanss läks ka nagu ilusti jälle. Muude nõuete alt kadus meil see ära. Ettemaksukonto saldo. Ja maksude ettemaksud. Ja siin meil ka on näha liikumist. Tegelikult nüüd tänases teemas see pikemalt igasuguste tehingute sisestamine meil programmi ei kuulu, sest muidu meil läheb asi väga pikaks. Aga näitan veel ikkagi ära, meil jäi üks asi jäi salvestamata, üks tehing. Ehk siis ülekanne maksuametile käibemaksu eest. Ma valin, see on mul vaja salvestada nüüd finantskandena. Ja siin mul on nüüd vaja valida jällegi selline konto nagu maksude ettemaksukonto. Kuna meil, jah, me teadsime, et meil oli maksuvõlga nii-öelda ületuleku seisuga oli see 3392,50 käibemaksu osas. Nii, salvestame selle ära. See summa oli meil käibemaksu kontol. Siis praegu võtan PIA raamatu ette ja ma vaatan näiteks 2510 käibemaksu kontkonto, võtan käesoleva aasta, siis mul ongi ainult algsaldo. Aga kui ma nüüd vaatan seda 1520 kontot, siis siin on mul juba näha tehinguid. Ehk siis see 1520 konto on täpselt see, mis on maksuametis ka see ettemaksukonto väljavõte. Et need kaks peavad alati kokku minema. Nii, kui ma ülekande tegin maksuametist ära käibemaksu tasumiseks, see on nüüd jälle ettemaksukontol, aga et maksukohustus ära tasarveldada, teen kannete alt, kanded. Nii, uus kanne. Ja näiteks nii, mina ise kirjutan tavaliselt sellise väikse selgituse juurde. Nii, ja see kuupäev oli meil 20, no okei. Oktoobris oli siis 21. oli tähtpäev, ehk siis 21. tasarveldati 520 konto, maksude ettemaksukontolt läheb ta ära. Ja kui ma oleks nüüd palju summa ka meelde jätnud, siis oleks eriti hea olnud. Nii, panen ka teise rea, siis 2510 käibemaksu kontkonto. Ja nüüd salvestan selle kande ära. Ja värskendan andmeid, nüüd mul on niimoodi see ettemaksukonto jälle korras ja 2510 konto samamoodi ilusti ära nullitud. Nii, me tegelikult natukene kaldusime kõrvale või nii-öelda laiendasime teemat Simplebooks tarkvaras alustamisega, ehk siis jõudsime ka natuke tehingute sisestamiseni, aga paraku jah, sellel me täna pikemalt rohkem ei peatu. Vaadake juhendeid. Meil on siin all nurgas on ka selline küsimärgikene. Kui te klikite siia peale,
siis igal pool veel ei ole konkreetse vaatega seotud kasutusjuhendeid, aga näiteks müügiarved, et siis kus on lisatud, on võimaluse korral lisatud juba konkreetsetele juhenditele lingid või siis saate siit abikeskkonda liikuda. Et siin on erinevad juhendid olemas, et kuidas alustada kategooria sisaldab üksjagu andmeid juba, et kuidas midagi teha. Ja päris mitmed juhendid viivad teid mingite järgmiste juhenditeni, mis võivad nagu olla asjaga seotud. Ehk saate otsida ka märksõnade järgi alati siit. Et kui midagi on, vaadake, otsige, kirjutage meile, kui ei leia. Et tihtipeale, et ei tasu võib-olla kohe helistada, sest mõni küsimus on selline, et me ei suuda ka seda jooksu pealt nii-öelda haarata. Et siis tuleks nagu kirjutada, siis me saame rahulikult ja korrektsemalt vastata, eriti mis puudutab mingisuguseid palgaarvestusi ja võib-olla põhivara nii-öelda mingeid muudatusi, et siis kindlasti kirjutage meile. Nii, meil on juba peaaegu 2 tundi aega täis. Et seetõttu ma nüüd vaatan korra küsimused üle. Ja nii, olen nüüd siia jälle koos oma näoga tagasi äkki. Nii, mis küsimused on? Et kuidas korrektselt kajastada majutus- ja transpordikulud? Nüüd on küsimus, et kas ettevõte maksab need enne lähetust juba ise. Sellisel juhul tuleb need ostuarvete alla sisestada. Kui aruandev isik nii-öelda lähetuse käigus või lähetatav maksab need lähetuse käigus, siis ongi siit kulu- ja lähetusaruanded, uus aruanne, lähetusaruanne ja saab siin ära märkida. Nii-öelda päevaraha on nii-öelda ülevalpool ja kuludokumendid saab siis siit altpoolt sisestada. Aga et mida meeles pidada on kindlasti see, et kuluaruandesse või lähetusaruandesse pannakse ainult need dokumendid, mis makstakse nii-öelda aruandva isiku rahast. Mitte kui ettevõttekaardiga tasutakse asjad või ettevõtte sularahast või ülekandega, siis need lähevad ostuarvete alla. Nii. Ma saan aru, et küsimus on, et kuidas sõidupäevikut täita. Taaskord siin kulu- ja lähetusaruanded alt, uus aruanne, võtame siit sõidupäevik, valite aruandva isiku ja siis nüüd on juba nii-öelda ettevõtte käekirja küsimus, kui tihti seda aruannet tuleb esitada. Et siia siis sõidu kuupäev, sõidu eesmärk, algnäit, lõppnäit, kilomeetrid arvutab süsteem automaatselt. Ja hüvitise määr kilomeetri kohta on vaikimisi maksimaalne lubatud. Et siis see arvutatakse automaatselt. Kui te mõtlete, et olete kaval ja trikitate ja panete hüvitise määra nagu suuremaks, siis tegelikult see läheb erisoodustuse alla, et ei soovita. Et ma panen praegu hästi umbmäärased numbrid siia, eks ole, näitena. Nii. Kui ma tahan nüüd siin natuke mõtlen, et ma olen kaval, et tegelikult ju summaliselt on nagu, ei ole täis nii-öelda summa, aga hüvitise piirmäär, see on kontrollitud. Et selle võrra, jah, ei tasu. Kas me oleme planeerimas algaja mikroettevõtjale suunatud webinari? See on nüüd suurepärane küsimus, et me oleme mõelnud sellele, aga ma hetkel ei julge lubada, millal me täpselt seda teeme, kuna jällegi see teema on pigem selline, et ta nõuab võib-olla, võtab nagu aega pikemalt, et võib-olla ikkagi pigem teeme selliseid lühemate teemakäsitluste kaupa, et jõuaks nagu ka vaataja vaadata. Nüüd tuleb liiga pikaks. Aga jälgige reklaam, ma ei tea veel. Nii, kas maksude algsaldot tuleb kuidagi Maksu- ja Tolliameti kui hankijaga siduda? Ei, kindlasti mitte. Et Maksuamet ei ole meil tarnijana.
ta on lihtsalt nii-öelda, ta on eraldi täiesti, et DST tasumisel nii-öelda DST maksudega, need on seotud palgaarvestusega. Ma katkestan selle siit ära. Nii, et nagu meil ennem oli, eks ole, kui see töötasu oli maksmata, töötasu oli makstud, maksud on maksmata, siis siin oli staatus, eks ole, töötasu tasumata, see ei ole mitte kuidagi seotud nii-öelda maksuameti kui tarnijaga. Et jah, see on teistmoodi. Et käibemaksuvõlg on meil kajastatud lihtsalt pearaamatus nii-öelda konto peal nagu 2510 on meil selline käibemaksukont, kontkonto. Ma vaatan, ma lähen korraks, ma sinna. Käibemaksu aruande ette. Oktoobris sai paar tehingut tehtud. Ehk siis, kui me vaatame raamatupidamine käibemaksu aruanne, siis siin on, eks ole, nii-öelda see üldandmed, eks ole, palju tuleb tasuda või siis nagu enammaks. Ja kõige all on perioodi sulgemise kanne. Ehk siis see perioodi sulgemise kanne on kindlasti vaja alati ära salvestada. Selles osas tuleb ka lähiajal on muutusplaanis, et ei ole vaja eraldi salvestada, vaid kui te nii-öelda saadate maksuametisse selle läbi liidestuse, siis süsteem salvestab automaatselt juba selle ära. Või teine variant on lihtsalt jah, käsitsi salvestada jätkuvalt, aga jah, et see sulgemiskanne nullib ära käibemaksu müügi, sisendkäibemaksukonto ja korjab kõik kokku käibemaksu kontole, mis siis nii-öelda juba tuleb läbi kannete lahendada see tasumine. Küsimus veel, kas makstuks märgitud kandele, millele on hiljem imporditud pangaandmed, tuleb pangakanne samuti siduda või võib selle kustutada? Natuke jääb küsimus segaseks, aga kui te olete mingisuguse pangatehingu käsitsi sisestanud, siis on jah, teil kaks varianti, et kas te kustutate selle käsitsi sisestatud pangatehingu või te kustutate selle panga impordist ära. Et ühe arvega, kui arve on juba makstuks märgitud, siis seda ei saa uuesti maksust märkida, et üldjuhul ma soovitan jah niimoodi, et pigem käsitsi mitte sisestada laekumisi, makseid, kui siis, no vähemalt mitte läbisegi, et kui te sisestate käsitsi, siis sisestage käsitsi või siis tehke panga import, et ärge läbisegi tehke, et see tekitab segadust. Et kui mitu korda teha panga importi, siis süsteem tuvastab nagu duplikaadid, et siis ta nendega saab ilusti aru, saab ilusti hakkama ja teil endal on ka lihtsam, et jah. Siin on ülevalpool veel üks küsimus, et põhivara laenulepingu kannete tegemine. Nüüd see käib põhivara puhul ostu, see on ka jälle tegelikult pikem teema, et kas sisestada nüüd see laenuleping, kui on päris lihtsalt laenuleping, siis see sisestada finantskandena. Kui on ostuarve, nagu käibemaks kajastatud, et siis on selline juhend nagu sagedam on kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara nii-öelda kajastamine. Aga nüüd, mis kandeid, kuidas kannetena asju sisestada? Üks sekund, niimoodi nende juhendite all on selline sagedamini kasutatavad raamatupidamiskanded, et siin on erinevate kannete näidised, mis nüüd nagu tulebki reaalselt kannetena sisestada. Et siin on erinevaid variante, soovitan vaadata, et see juhendite nimekiri või see juhend aega täieneb erinevate kannetega, et ta on ajapikku ja siin jah laienenud, et võite alati küsida, aga jah, me päris teie eest raamatupidamist teha ei saa, et seda tuleb ikka ise teha. Nii, küsimus, kui ettevõtja teeb jupikaupa maksuametile, sellisel juhul märkigegi finantskannetena kõik, sest kõik, mis te maksuametile üle kannate, tegelikult lähevad maksuametis ju ettemaksukontole. Nad ei lähe automaatselt kohe mingi kindla maksuga seotuks.
et Maksuametis on see üks oma ettemaksukonto, tehke sinna kõik need ülekanded, mis läheb pangast, panete programmis Kreditpank teeb, et 1520 maksude ettemaksukonto ja siis hakkate nii-öelda selle ettemaksukonto liikumiste järgi vaatama, et kuhu nad siis programmis kinni kanda. Selle kohta on meil ka tegelikult üks näidisjuhend, selline ajatatud maksuvõlgade ja osade kaupa tasutud maksude kajastamine. Et siit saab ka nii-öelda ideid, et kuidas seda teha saab. Et mõnede juhendite puhul meil veel nägu on natukene vana, kuna me selle aasta sees muutsime nii-öelda kujundust või nii-öelda uuendasime ennast, aga põhimõtteline tegutsemine on siiski jäänud ka siin täpselt selleks samaks. Et see peaks olema. Aga tänaseks tõmbaksin otsad kokku. Mis ma veel ütlen, et kui te saate programmis mingi vea teate, tõesti lugege rahulikult läbi, mis programm teile ütleb. Ei tasu kohe ära kohkuda, kui veateade on kas või punasel taustal, et tavaliselt ikkagi mingisugune vihje on antud, et kuidas olukorda lahendada. Kui ei tea, saatke meile pilt, siis meil on ka nagu mingi nagu lähtepunkt, millest vastata. Ja kui tekib küsimusi, kirjutage, joonistage meile. Ja kui te nüüd siit webinaris lahkute, olge head, meil on üks väike küsitlus seal lõpus, et vastake küsitlusele ka. Ja soovin teile ilusat päeva.